Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad! Kui kuulate Kuku Raadiost, siis on 20. august. Teile kõigile head taasiseseisvumise päeva. Meie lindistame seda lugu eelmisel päeval, me veel ei tähista. Aga vaatame nagu tavaliselt otsa autouudistele. Seejärel vaatame otsa üle ookeani toimunud suurele autoshowle, kokkutulekule, oksjonile. Ja võib-olla saate lõpus jõuame ka ühest proovisõidust rääkida, mis on samuti pärit üle ookeani. Stuudios on Sulev Ladva Autogeeniusest ja Tarmo Tähepõld Autogeeniusest. Tere! Kõigepealt seoses selle sama taasiseseisvumispäevaga, mida me kõik praegu siis tähistame, üks hoiatus, mis jõuab vähemalt Kuku Raadio eetris kõigini õigel ajal, on see, et kui te lähete Tallinna Lauluväljakule, kus toimub suur tähistamine, kontsert, vist ka Andrea Bocelli tuleb kohale, siis Mupo on saatnud välja teate sõbraliku hoiatuse, et palun tulge ilma autota. Kasutage ühistransporti, kasutage jalgsi, rattaga, kuidas iganes. Aga kui te tulete autoga, siis olge valmis selleks, et Mupo on väga karmilt kontrollimas just seda, kuhu autot pargitakse. Sest teadupärast on lauluväljak ümber palju remonttöid ja selliste suurürituste puhul kipuvad inimesed unustama ära igasuguse parkimiskorralduse. Põhiliselt puudutab see haljasalasid. Eriti kuna praegu on olnud väga palju vihma, siis Mupo ütles, et iga murule haljasalale sõitev auto teeb väga palju kahju. Ja selles mõttes kehtib 0 tolerants. Nii et palun parkige õigesti, siis saame paremini tähistada. Ja on öeldud ka, et lauluväljak Lasnamäe poolsesse väravasse on loodud uued suured parkimisalad, mis mahutavad rohkelt autosid. Nii et kui te tulete kaugemalt, kui teil on autot vaja, siis minge siin üles. Või kui meeldib jalutada, siis Pirita Selver nagu ikka. Pirita Selver, ma ei tea, kui palju mahub Pirita Selverisse autosid. Ühesõnaga põhiline on järgige parkimiskorraldust, sest et siis on kõigil parem ja pärast seda suurt ilusat pidu ei ole muru ära rikutud. Kui me rääkisime, tulge rattaga, siis te võiksite tulla mööda Tallinna rattateid, mida on ametlikult 287 kilomeetrit. Niimoodi vähemalt väidab linnavalitsus ja abilinnapea Kalle Klandorf. Oled sa ära mõõtnud, sõidad sa rattaga üldse? Kui ma kolisin 6 aastat tagasi Piritale, siis mõtlesin, nüüd ma hakkan küll rattaga kohutavalt palju sõitmes, igal pool on jalgrattateed. Nii. Viimased 2 suve pole jalgrattas kahjuks välja tulnud. Sest sa töötad kuskil Lasnamäe taga, eks ju? Jaa, Peterburi maanteel. Sealt oleks ju täpselt hea rattadistants, et saad hommikul soojaks ja... Jah, ma kardan, et võib-olla liiga soojaks ja siis ma ei viitsi riidid hakata vahetama. Ühesõnaga, rattateedega on siis selline lugu, et rattaentusiastid ehk inimesed, kes igapäevaselt kasutavad rattateid, mitte ei vaata neid ainult kaardi pealt, on õigemini üks nendest on loonud ühe Facebooki lehe, kus ta palub siis inimestel üles pildistada kõik, et tahaks üles leida need 287 kilomeetrit jalgrattateid. Sest tema sõnul on see sulaselge vale, sest et selliseid teid Tallinnas ei eksisteeri, vähemalt mitte selles mahus. Et jalgrattateedeks on seal arvestatud erinevad kõnniteed, siis linnavalitsus peab tema sõnul rattateedeks ka neid teid, mis on lihtsalt valge joon, mis on tõmmatud sõidude kõrvale, kus tihti pargivad autod, kus on augud, kus on ajutised liiklusmärgid paigutatud. Ühesõnaga, selle Facebooki lehe eesmärk iseenesest ei ole nagu otseselt kellelegi ära panna, vaid järjekordselt juhtida tähelepanu, et Tallinnas on rattaga liikumine väga halvasti. Ja miks ma selle uudise sisse tõin, oli see tähelepanek, mida tegi see Lauri Linnamäe, kes on selle lehe autor, et mõned aastad tagasi, kui ta oli natukene seotud Peatänava projektiga, siis tõesti andis seal nõu kellegile. Ta oli ise ka väga selline suur autosõber
ja ütles, et ta niimoodi omavahel sõbralikult nimetas ka neid peatänava inimesi siuksed Tallinna rattahulludeks. Et ei ole vaja, Tallinnas ei ole võimalik rattaga liigelda ja nüüd mõned aastad hiljem on ta peaaegu teinud, mis see siis on? 180 kraadise kannapöörde on see, kui sa lähed täitsa teist. Just, täpselt. Ja ma tabasin ennast mõttelt, et ka minust, kes ma sõidan kogu aeg autoga, kes ei ole samuti 2 aastat ratast välja saanud, minust on saanud paadunud ratturite eest kõneleja. Aga kõigile, kes te praegult vihastasite, et jälle need pagana ratturid oma agendaga ja nad ei oska üldse sõita ja nad on ülbed ja nad lendavad sulle igal ristmikul ette. Jah, on ka selliseid. Aga palun, kui te olete ikka autosõber nagu mina, kujutage ette, kui kõik inimesed sõidavad rattaga, käivad jalgsi, siis jääb meile ju palju rohkem ruumi. Aga minge siis sinna Facebooki lehele, pange ka pilte probleemsetest kohtadest Tallinna jalgrattateedel ja võib-olla linnavalitsus loeb ja läheb tegema korda. Saame rohkem teid. Saame autodele ruumi juurde. Ja. Nii, aga kui me rääkisime liiklusest ja ohutusest, siis on liikluskindlustusfond toonud välja statistika. Ohtlikud kohad liikluses. Kui sa mõtled pärast esimene asi, mis sul meelde tuleb? Ütle üks liiklusohtlik koht, Tallinnas tõenäoliselt, arvestades, et sa oled siin liikled. Mul ei ole küll mingi kindlasti kõige suurem magnet, aga mis minul igapäevaselt jääb tee peale tööle sõites on, mida me ka eraldi vist kajastisime, on see, kui sa toed Pirita jõe poolt ja siis tahad Pirita Selveri eest teha kannapöörde, et minna Kose teele. Ja siis seal on see, et see on 2-realine, kust üks läheb ainult Pirita Selverisse ja tanklasse ja teine läheb igale poole mujale ja sealt lakkamatult välimisest reast tõmmatakse sisse ka kogu aeg. Ja seal on sõnatuses mõttes iga päev keegi peaaegu, et tahab külge maha keerata, aga see on lihtsalt just, see on minu nagu kindlas selles rutiinses teekonnas lihtsalt alati ees ja probleemiks. Seal vist on see hea asi, et kiirust on väiksed, õnnetusi päriselt juhtub ohtlike. Aga muuseas, kõige ohtlikum koht ei asu üldse mitte Tallinnas, vaid on Tartus. 133 liikluskindlustuse juhtumit eelmisel aastal oli Tartus Riia ringil. Kogu kahjuga 200 000 eurot. Ja toon võrdluse siin samas artiklis, et Tallinnas on järelikult vist kas palju suuremad kiirused või kallimad autod. Sest samamoodi 200 000 eurot kahju suudeti Tallinnas teha Sikupilli ja Delta Plaza kandis, aga kõigest 95 õnnetusega. Saime kiiremini hakka. Saime kiiremini, jah, et Tallinnas on vaja vähem õnnetusi, et sama palju kahju teha. Siis on veel siin Mustamäel Akadeemia teering, Tammsaare tee, Tondi ristmik, seal on kõigi ligi 100 õnnetust eelmise aasta kohta. Üldiselt on ka liiklusõnnetuste arv tõusnud 18 300 liikluskindlustusjuhtumit ja kogu kahju 33 miljonit eurot. Ja aastaga on see liiklusõnnetuste arv kasvanud 3%. On sul olnud viimase aasta jooksul? Loodame, et ei. Õnneks mitte. Ja. Ka mul on õnnestunud vältida, õigemini mul on 1 korra tagant sisse sõidetud. See oli selline, et mürts käis, mu auto nagu hüppas edasi ja kui ma läksin välja, teisest autost karkas üks naisterahvas välja, oli maru murelik. Ma nägin, et mu vana Toyota kärukonks päästis. Ja teisel inimesel oli numbrimärk mõlkis ja tema ei soovinud selle asjaga nagu edasi minna. Mina ütlesin, minul, et kui sul on millegi pärast vaja see asi pealt ära vormistada, siis me võime teha. Aga minu pärast võime ka ära sõita. Ja ta oli sellega nõus ja me läksime sõbralikult laiali, nii et minu juhtum selle 18 300 sees ei ole. Aga olge siis ettevaatlikult, et järgmine aasta oleks number väiksem, sest et mida vähem õnnetusi, seda lõbusam on elu ja lisaks seda odavam on teie liikluskindlustus. Lähme siit väiksele pausile. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund on tagasi. Stuudios Tarmo Tähepõld, Sulev Ladva ja nüüd räägime natuke ikkagi autodest ka. Liiklusest on räägitud, nüüd teeme vingugaasi lõhnad juurde. Supermaasturid. Mis auto sinule esimesena tuleb meelde, kui ma ütlen supermaastur? Mul tuleb ainult üks, siis on see Jeep Trackhawk, sest minu jaoks on ainukene päris supermaastur, sest ta on lihtsalt
täiesti jabur. Trackhawk, okei. Ja see on tõepoolest maailma kõige võimsam maastur. Selline igapäevane, me ei räägi praegu tuunitud autodest, me räägime sellisest, jalutad müügisaali sisse. Ja... Selline igapäevane 700 hobujõuline. 17 isegi. Kuigi Tesla Model X kõige võimsam on mingil hetkeliselt 770, aga see on elektriauto. Ja. See ei loe. See ei loe. Nii, minule tuleb esimesena meelde Lamborghini Urus, 650 hobujõudu. Aga nüüd avalikustas Porsche oma Cayenne Turbo S versiooni, millel on siis lisatud hübriid, mida nad, e-hübriid, eesti keeles hübriid, mida nad on teinud ka oma teiste sõidukitega. Jah, et see jõuallikas ja kogu mehaanik on sisuliselt Panamerast, ma saan aru, et lihtsalt ümber tõstetud. Just, aga et see asi ei oleks lihtsalt niisama igav, et tõstime Panamera lahenduse Cayenne'ile peale, siis see võimsusnumber on tõusnud täiesti jabura 680 hobujõuni. Jah. Ma ei tea, siin raske ongi rohkem midagi kommenteerida, et sellega tõusis ta võimsate maasturite nimekirjas teisele kohale, selle Trackhawki järel. Jah. Kuskil seal on siis Urus 650-ga, Bentley Bentayga Speed, mida mina Eesti hinnakirjast vähemalt ei leidnud. Aga kindlasti, kui sul on palju raha, siis nad toovad sulle. Siis nad kindlasti toovad. Aga mis selle uudise puhul on nagu naljakas, on see plugin hübriididest, sellega saab sõita ka peaaegu 40 kilomeetrit ainult elektri peal, kui sa sõidad hästi rahulikult, on kuidas arvutatakse keskmist kütusekulu. Ma ei tea, kuidas arvestatakse. Mis see mõõdik on? Paku, kui palju võtab 680 hobujõuline? Kuna nende pistikhübriidide need testid, mul on tunne, et see testide süsteem ei ole seda veel lahti hammustanud, kuidas reaalselt kulu saada, sest nendel on alati kas mingi paarkümmend kui me võtaksime bensiinimootoriga siis oleks paarkümmend liitrit. Ja, aga et see on mingi täiesti umbes mingi heal juhul mingi mõni liiter 100 kilomeetrit, et see on mingi täiesti jabur arv, et sa sõidad seal 40 kiltsa elektriga ära ja siis lõpus korra bensiinimootor sisse ja test sai läbi. Just. See hirmus võimas ja äge Porsche Cayenne Turbo S e-hybrid võtab keskmiselt 3,7 liitrit 100-le. Paberite järgi. Pole paha. See on vähem kui näiteks hübriidmootoriga Toyota Corolla. Ja see on väiksem kui ükskõik põhimõtteliselt mis. Ma arvan, et selle tulemuse juurde peaks olema väikese tärn ja siis alla väiksel kirjas, et siis kui sinu sõit kestab 42 kilomeetrit, sest 40 kilomeetrit saad elektriga. Ja, et selliste hübriid pluginitega me oleme saanud ütleme numbreid, mis näitavad ikkagi pigem juba kahekohalised. 10 ja pluss. Eks ta kindlasti ole väiksem, kui see oleks puhtalt see V8 ise, et seda me kindlasti ei tauni, et hübriidid kindlasti aitavad, aga need paberi peal numbrid ei ole päris need. Ja ega Cayenne'i sisse pannaksegi ta mitte selleks, et ta öko oleks, vaid ikkagi selleks, et see elektrimootor annab lisajõudu. Just. Et saada see 680. Nii, järgmine võimas auto. Bugatti, mul ei ole see nimi välja kirjutatud, ma ei oska seda öelda. Cento vist oli. Jah. Avalikustati Ameerikas see nädalavahetus, mis on, kuidas on, austusavaldus kunagisel legendaarsele EB110 mudelile. Nii, kommenteeri, kuidas on uus Bugatti disain, erimudel 9 tükki ainult tehakse? Üsna kohutab minu meelest. Sest et see EB110 on selline nagu selle ajastu Itaalia autod olid, et see algab hästi madalalt ja lihtsalt läheb nagu kolmnurk ja ta läheb vaikselt niimoodi laiemaks, aga ta on ikkagi väga selline madal, lai ja agressiivne. Kiilukujuline. Jah, selline kiilukujuline. Aga Chiron, mille baasil on see ehitatud, ilmselgelt ei ole seda. Ja kui sa üritab midagi sellist nagu jäljendada, siis see kompott lihtsalt ei tulnud üldse hea välja, minu meelest. Jah, nende autodega on tihti, et võib-olla ta päris elus, kui seda näed, on seal midagi, osutub paremaks, aga tõesti see Chironi põhjal ehitatud autod on nagu, ma ei tea, odav renderdus või mingi lapse joonistus. Just, ja ma vaatasin isegi ka videot sellest, et võime palju erinevaid nurki näha ja see ei läinud kuidagi paremaks kahjuks. Ja kui näed kõrval EB110 saatub, see on üks ilusa disainiga vanakooli superauto. Jah, sest et EB110 ei ole nii palju igast nurki ja avasid ja... Ta on hästi selline, ta on hästi sirgjooneline.
et mõte võis hea olla, et teha selline homaaž ehk austusavaldus, aga tulemus kahjuks ei ole. Ja hind muidugi müstilised 9 miljonit naela. Just. Ja mis see teine erimudel, ma ei räägi sellest üksik, vaid oli Divo vist. Divo oli see, mis on selline hardcore'im nii-öelda. Chiron. Ja, Chiron. Ja, tundus, et on kallis vist 6 miljonit. Jah, vist äkki oli sinna kanti. Ja nüüd siis nii, et Bugatti tagasi joonistuslauale. Jah, aga kindlasti on see juba kõik läbi müüdud, nii et vahet ei ole. Ja, aga mis ei ole veel läbi müüdud, on Rolls-Royce Coast. Coast on siis 4-aukseline ehk siis sedaan, aga natuke väiksem kui Phantom. Ei ole see tippmudel, aga millest me räägime Rolls-Royce'i natuke väiksemast mudelist. Just. Mida on toodetud praeguseks 10 aastat, mis on ju paras hetk, et teha veel üks hüvasti jätu versioon. Viimane eriversioon. Pärast seda eelviimast eriversioon. Jah, ta on natuke nagu Pagani, kes teeb kogu aeg viimaseid ja erilisi. Just. Aga tõesti, et Rolls-Royce Coast läheb nüüd tootmisest maha, see põlvkond tuleb varsti uus, aga Rolls-Royce ei tee midagi niisama, vaid 50 vist. Erimudelit nimega Zenith tehakse, need baseeruvad kontseptautol, mis enne seda Coasti esitleti ja pidi olema üks kõige rohkem, ümber ehitatud Rolls-Royce erimudel üldse. Selles mõttes mootor ja tehnoloogia on puutumata, aga nagu need on sellised kunstiteosed. Ja. Et mis sinna tehtud on siis? On sul, kas loetlen ise või hakkad sina selle, mis on autosõiduks oluline? Et Rolls-Royce'il on, lahendus on see, kus on laes on hästi palju väikseid LED-tulukesi eri suuruses, mis on tähistaevas. Just. Ja. Aga see ei ole tavaline. See on tavaline. Mis tahtsin öelda, et Rolls-Royce'il on see muidu ju ka? Ja. Aga nüüd on sinna sisse pikitud mõned langeva tähe motiivid. Aga kas sa siis saad iga kord soovida ka midagi või? Aga muidugi, sa soovid omale uut Coasti. No siis on tehtud veel näiteks selle eelmise või selle kontseptauto see joonised on graveeritud metalli sisse ja need metallid on 50 tükki, igas ühes on osa sellest kontseptauto disainist ja kui sa ostaksid näiteks kõik need 50 erimudelit, siis sa saaksid ühe terviku omale nendest kokku. Ma arvan, et need omanikud teevad oma klubi ja teevad iga aasta kokkutuleku, kindlasti. Ja siis see Spirit of Ecstasy ehk see kapotikujuke, mis kontseptautol oli, see on üles sulatatud ja sellest on tehtud väiksed mälestusplaadiksed, kus on peal siis nüüd selle erimudeli järjekorra number. Ja kui tundub, et ma olen siin kõige üle nalja teinud, siis tegelikult mulle kohutavalt need Rolls-Royce erimudelid meeldivad. See on nii gift, et ei üritata seal, et paneme veel mingi 200 hobujõudu ja siis ma ei tea, mida iganes nagu teeb see Bugatti. Ja nad on omas aspektis on minust väga ägedad, et see kui peensusteni võib minna ja mitte üldse mingi mehaanikaga, vaid lihtsalt, et see need väiksed detailid ja luksus, mis Rolls-Royce'i klientidele nagu on tähtis, et see on päris hämmastav. No see, kui sa auto teed kohe valmis õige ja hea, siis üle 10 aastat sa saad lihtsalt sellega mängida. Täpselt. Kunsti teha. Nii, aga läheme nüüd pausile ja kui tagasi tuleme, siis oleme me juba otsapidi Ameerikas. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund on tagasi. Läksime teisele poolele suurt merd ja Monterey autonädal. Mis on Monterey autonädal? Californias toimuv põhimõtteliselt ma kujutan ette, see on üks kõige kallimate autodega autoüritus üldse. Et seal on ruutmeetri kohta on kõige rohkem kallid autod. Jaa, siis seal on see Concours d'Elegance, mis on see peenete kallite vanade autode näitus, siis seal on erinevad need nii-öelda rallid, kus nad kõik ühiselt sõidavad ja autonäitused, et seal on kõik ühte nädalasse pressitud ja kõik rikkad inimesed tuleb korraga välja. Jah, ma mõtlesin just, et kui ma käisin see nädal suvel seal Goodwoodi kiirusfestivalil, siis tundus, et ma olen nüüd sattunud nagu paradiis ja sellest kõvemat kohta ei ole, siis kui ma olen nüüd jälginud natuke seda Monterey autonädala sündmusi, siis tundub, et bucket listi lisandus järgmine üritus. Oi, kindlasti see on mul juba mitu aastat olnud, jah. See lihtsalt on nagu selline, et odavat võimalust minna Monterey autonädalal ilmselt ei ole, et sinna lääne rannikule minek juba.
aga võtame siis järjest läbi, mis seal toimus, et natuke kuulajat valgustada. Kõigepealt see, mis sa ütlesid, see Pebble Beach Concours d'Elegance. Just. Ütlesin väga mitu sõna järjest. Mis asi on Concours d'Elegance? See on sisuliselt uunikumide näitus, võistlus. See on nagu missivõistlus uunikum autodele, et nad hindavad seda, kui hästi on restaureeritud kõiki detaile, näiteks sa ei tohi üle restaureerida mingeid asju, et kui mingid detailid ei olnud kroomist, aga nüüd paned kroomi, siis see on juba miinuspunkt, et võimalikult originaalselt, aga hästi ja autentselt restaureerida vanu kalleid autosid põhimõtteliselt. Jah, et seal on selline koht, kujutad ette juba ülikonnas, pintsakute stiilsed kaabudega koht. Sonid peas ja kaabud peas ja kõik. Mõõdavad millimeetri, ma arvan, mikromillimeetri täpsusega seal kerepaneelide vahesid, värvipaksust, lakikihte, kõike. Et muidugi loomulikult sinna Concours d'Elegance'ile saavad, eelsõel on kindlasti juba väga tihe. Ja kindlasti on väga palju originaalautosid, mitte ainult restaureeritud. Jaa. Et seal on erinevad klassid muidugi, et see ei ole niimoodi, et kõik võistlevad ainult selle ühe esikoha eest. Ja põhimõtteliselt, kui sa oled selle, ma arvan, Concours d'Elegance'ilt saanud mingigi roseti, rääkimata esikohast, siis järgmisel oksjonil, autooksjonil oled sa enda omaga juba tehtud. Põhimõtteliselt küll. Kes see aasta võitis? 31. aasta Bentley 8-liitrine Gurney Notting Sports Tourer, mis on kellegi hongkonglase poolt omatud vana Bentley. Kui ma nüüd seda vaatan, siis ta ei ole nagu see ta ei ole nagu see võistlusauto, vaid ta on ikkagi sõiduauto. Jah. Lahtine? See peaks olema küll, ta ei ole see need legendaarsed 8-liitrised võidusõiduautod, mis on hästi kuulsad Bentley'l. Aga ta ei ole ka selline väga tohutu luksuslik katusega hiid, mingit on niisugune vabandan kõikide autoentusiastide ees praegult, vana autoentusiastide, aga näeb välja nagu vanaaegne auto. Kuulab mõni tavalisem inimene. Aga mis huvitav, et mis see kõige vanem auto oli? Kõige vanem oli, päris huvitav oli eraldi auhind pre-war trophy, ehk et siis enne maailmasõda aegsaid. Ja me räägime siin esimest maailmasõda. Ja oli 1907. aasta Renault XP Labourdette Transformable Lodolé. Ja kui kihvt, kui vanasti olid auto nimed olid nii pikad, et andis ikka pähe õppida. Ja ma kindlasti hääldasin seda 85% valesti, ma väga vabandan. Sest et siis oli ju see, et mootori tootis üks kere ja siis viidi veel keretöökotta, kus siis ehitati see autole eritellim, see oli äge kere. Just, ja näide tuua, et kõige uuem auto, mis seal võitis auhindu, oli 68. aasta Howmet ja 67. aasta Ferrari 412. Et need on need kõige uuemad, mis seal üldse auhindu said, et see on tõesti uunikumide unistuste kollektsioon, mis seal kõik üles astub. Mis selles veel toimus? Toimus palju autoesitlusi, ka see sama Bugatti, millega me siin üldse rahul ei olnud. Ka see toodi avalikkuse ette nii-öelda rahvale vaatamiseks esimest korda just sellel Monterey autonädalal. Siis Lotus Evija, mis oli Evija, mis elektriauto, seda oli seal näidatud. See oli siis nii-öelda Ameerika debüüt. Aga kas seda mujal on juba siis näidatud? No esmaesitlus oli ju eelmine kuu. Jah, kas ta nagu rahva ees ka? Jah, okei, võib-olla päris avalikkuse ette ta vist ei ole sattunud, see on tõsi. Et see Bugatti ka tegelikult pressiteade tuli paar päeva varem, aga seal said seda. Aga et meedia sai ikkagi seda Eviat nagu päriselt oma silmaga näha, aga üldavalikkus mitte. Siis näiteks üks auto, mis sind kuidagi tundus huvitavat, oli Acura, aga mis meil on tundnud kui Honda, põhimõtteliselt räägime siis Honda Accord. Just. Või selle siis selline kontseptauto. Just, et põhimõtteliselt milline võiks näha Honda Accord, kui ta praegu oleks müügil selline sportlik variant, juba ilus sportsedan minu meelest. Hästi kena välimusega. Jõudsime Suleviga ühisele arvamusele, et kui sellest saab järgmine Honda Accord, siis paluks Honda Accord tagasi Eestisse. Ja, aga ma kardan, et seda ei juhtu. Kumba, et sa päriselt selline auto tulebki või seda, et... Ma arvan, et üldse, et Accord Euroopasse jõuaks vaadates seda linnamaasturit populaarsust, ma arvan, et Honda ei näe seda business case'i. Nii, aga loomulikult, kui on ühes kohas palju kallid autosid ja palju raha, siis tuleb käima lüüa oksjon. Terve see ürituse ajal käib mitmeid oksjoneid ja ma ei tea, mida see näitab.
ma ei tahaks arvata, et nüüd on ka olla see Kraaksoja, kes siin, et küllap nüüd on see majanduslangus tulnud, aga võrreldes 2018 aastaga oli nende kõikide oksjonite käive 34% väiksem sellel aastal. Üle $1 miljoni maksvaid autosid oli palju vähem, ühesõnaga kõik näitajad olid väiksemad kui eelmine aasta. Võib-olla lihtsalt, et mitte et rikaste raha otsas oleks, aga et on kõvasti viimasele, et võib-olla lihtsalt kadunud. Või siis võib-olla see lagi lihtsalt äkki saavutati, et nüüd vaadatakse, et nagu veel rohkem äkki lihtsalt ei ole mõistlik tõesti maksta. Et hoolimata sellest, et kõik langes, siis vahetas omanike autosid $245 miljoni eest. Aga kõiki oksjoneid, mis see aasta seal peiti ja kui ma nüüd guugeldasin täna hommikul veel värskemaid seise, siis seda varjutab üks uudis. See Porsche Type 64, millest me oleme ka rääkinud, maailma kõige esimene Porsche, mis toodeti enne veel teist maailmasõda, kui Porsche firma loomiseni oli veel 10 aastat aega. Kui Porsche oli Porsche, ütleme nii. Ferdinand Porsche ehitatud selline võistlusauto, mida on 3 tükki maailmas üldse, mida ehitati 3 tükki, järgi vist on 2. Selle oksjon, see pidi saama vähemalt $20 miljonit. See oli see baashind, et alla selle kindlasti ei oleks müünud. Kas oli see piirhind või oli ennustus, et kindlasti üle 20 miljoni? Seda ei müüdud ära, miks ta ei müüdud ära? Sest et seal oli mingi täielik error kuskil nende süsteemides. Mina ei olegi nüüd lõpuni aru saanud, kas see oli ka põhjus, miks ei müüdud. Ühesõnaga juhtus selline asi, et oksjon algas, sellest on netis ka videod ja esimene pakkumine ilmus ekraanile $30 miljonit. Muidugi terve see oksjoni saal oli ahetas, naerdi, plaksutati ja siis hakkas kerkima. Siis tuli 50. 30, 50, siis hakati 500 000 umbes 5 või 50 miljonit 500 000 niimoodi. Ja see küündis 70-ga. 70 miljonini tõus välja, mille peale muidugi see rahvas oli seal juba täiesti endast väljas, keegi ei saanud aru, mis toimub. Et see estimate oli ju 20 miljonit. Muidugi võib see auto vahetada, võib-olla see ongi 70 miljonit väärt, aga et mingi nii palju pakkujaid tõstavad. Ja siis oksjonipidaja ütles, vabandas, et minu hääldus vist on kehv, mind on valesti kuuldud, esimene pakkumine oli 13. Ja viimane on 17. Ehk siis 13 ja 30 ja 17 ja 70. Just. Ühesõnaga, kes neid numbreid sisestas, see ajas sassi. Nii et ühesõnaga, see hind tõusis 17 miljonini. See on Sotheby's oksjonimaja üks piinlikumaid juhtumeid, et see asi niimoodi sassi läks. Just. Millegi pärast netis, mina ise isiklikult võib-olla seda traagikat nii väga ei tabagi, sest et ikka juhtub ja nagu, ma ei tea, korraldage siis, ärge karjuge neid numbreid üks kiiresti ja pikalt. Kontrollige üle. Just. Aga nii ta juhtus ja see auto ei müümata kahjuks. Aga või õnneks, nüüd on sul endal kunagi võimalus. Jah. Teeme väikse pausi ja siis lähme autotestiga edasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund on tagasi. Rääkisime just sellest oksjonist. Leidsin veel ühe fakti, et üks kollektsionäär, kes on millegipärast, demo oli nende kurjade hulgas, kes leidis, et Sotheby's oksjonimaja on ikkagi tõelise skandaali väärt teoga hakkama saanud. Ütles millegipärast sellise lause, et tema isal oleks olnud võimalus Porsche osta juba aasta tagasi mingi tühise 5 miljoni eest, aga keegi ei taha seda nagu nii. Väga intrigeeriv väide, aga võib-olla ta lihtsalt bravuuritses, et see auto ei olegi üldse nii palju väärt, kuigi, nagu me tookord mainisime, maailma esimene Porsche. Yeah. Et kuidas sellel ometi tormi joosta. Aga veel lõpuks, et oksjonil lõpuks kõige kallim auto. Mis sellel oksjonil oli, tead sa? Mis siis lõpuks nagu rekordi tegi või maha müüdi? Äkki see McLaren F1 GTR? Mitte GTR, vaid oli see LM Spec. Jah, LM Spec. Autoga panin täkkes 1-2 tänava kõlbulikust LM spetsifikat. Just. Sellest ja see vist ka oodetit läheb üle 20, aga oli vist 20-23 aga oli 17 äkki? Eurodes 17 miljonit dollarites oli see 19. Selles suhtes see ei ole kindlasti odav, aga ma arvan, et võib-olla see lagi on saavutatud, kui juba arvatakse, see läheb kindlasti üle 20 milli ja siis jääb 3 puudu, et siis
äkki ongi nüüd mull lõhkenud unikumidel. Nii, aga autotest sõitsin seekord mina. Ma ei tea, Sulev saab mult küsida, kui tal tekib küsimusi. Et auto oli tõepoolest huvitav. Kindlasti tekib. Ja, see ei olnud McLaren F1, ei olnud ka Porsche. See oli, küll aga oli auto Ameerika mandrilt, Jeep Wrangler. Kas oli see, kas nad enam üldse teevad neid 2 või 3 ukse? Teevad küll, jah. On lühikest versiooni ka. Aga see oli pikem? See oli pikk, see oli 5 ukse või siis jah, tavaline. Jeep Wrangler, infoks kõigile, et tegemist on sellise päris maasturiga. Muidugi, pooled ameeriklased sõidavad nendega linnas jätkuvalt. Muidugi. Aga ülejäänud pooled Wranglerid kasutatakse väga-väga sihtotstarbeliselt. Need on kõikide sellist lemmik päris off-road autod, millega saad tavaversioonis, ehk kui sa taga sõidad esindusest välja, minna väga sügavale metsa. Aga siis tõstetakse neid kõrgemale, võimsamaks vedrustus ja minnakse ikka väga kriisidesse kohtadesse. Just, et see on minu eest kõige lihtsam analoog on Euroopas on Land Rover Defender, siis usakatel on see Jeep Wrangler, et see on täpselt selline, et nagu lähed ükskõik kuhu ja see auto põhimõtteliselt läheb sealt läbi. Just, ja kuigi see uus mudel tuli juba eelmine aasta, siis Eestis tema autona jõudis ta nüüd ja ma pean ütlema, olin väga põnevil ja pean ka ütlema, et üldse ei pidanud pettuma. Mis mootor oli? Mootor oli diisel. 2,2 liitrini diisel. Eestis saad sa seda ka 2 liitrise turbomootoriga. Ameerikas on seda ka V6 Pentastaariga ja kunagi tuleb ka ilmselt hübriid, mis on eriti mõistlik. Aga minul oli diisel, ta on täpselt selline auto, et mõndade autodega on sul ootused maru kõrgel ja teistega maru madalal. Ja kui sa oled Ameerika maasturiga, mis on sihtotstarbeline, kas ma ütlen, utilitaarne, väidetelt lihtne auto, siis on sul ootused väga-väga madalal. Ja, kindlasti. Sa eeldad, et maantee peal ta hüppab, põrkab, karjub, röögib, tuulemüha ja kõik. Ja siis sa lähed selle Jeep Wrangleriga maanteele ja mitte midagi sellist ei ole. Sõiduautona, kui sa oled suur maasturisõber ja tahad mütata ja samas sul on vaja iga päev ikkagi sõita ka nagu normaalne inimene. Käia poes, sõita Tallinnast välja, ma ei tea, ämma või vanaema juurde ja täiesti tehtav. Sa ei pea mitte midagi ohverdama, peale raha muidugi. Või selles mõttes, et sõidumugavust ei ole niimoodi, et issi ostis omale Wrangleri ja nüüd pere peab piinlema. Ja, et nagu kassikate näiteks on see tagaverustus on juba jäik, vaata, et tegelikult sellega muga peale sõita. Siis see kõik undab ja ei ole, et see on täiesti normaalselt sõidetav auto. Et see oli esimene üllatus, mis on äge selle auto puhul, mida teised ei paku. Defenderit, vaat osta ei saagi, võib-olla selle mingid versioonid ka seda lubasid. Põhimõtteliselt saad see auto juppideks lammutada. Kõigepealt saad see hästi lihtsalt ära võtta 2 katusepaneeli, juhi ja kõrvalistuja kohalt. No need mahuvad pakiruumi. Siis sa saad ära võtta kogu tagumise katuse, mis on 2 mehe töö. Ta on suur plastikust, see kobakas. Kõik käib nii veenelt, et sul on need esimesed käivad lihtsalt ära, tagumisi tuleb või seda tagumist katust tuleb kruvida ja taga põhja katte all on ilusti augud, kuhu sa need kruvid saad siis panna niimoodi hoiule. Et jumala ees midagi ära kaoks. Just, täiesti loogiline, kus sa neid stopid taskusse ja kui sellest ei siis on sul jäänud järgi selline, see on nagu pagidel, selline toruraam on sul. Just. Väge. Nii, kui sellest ei piisa, siis sa võid eest ära võtta ka uksed. Jälle, 4 polti lahti ja tõstad ukse eest ära. Samamoodi, kuskil neid panna ei ole, kui sul garaaži ei ole. Toetad maja servale. Või paned puunaela metsas. Just. Ja kui ka sellest on vähe, siis võid ka ära võtta esiklaasi. Esiklaas vist nüüd hingega langeb vist kapoti peale. Ma isegi teinud, ma nii kaugele ei läinud. Ma jätsin uksed küll ja ma tõstin küll ära selle tagumise katuse. Ma ütlen, et Eesti tingimustes sa võid seda teha, kui sa näed, et järgmist 3 päeva ei saja. Aga see on tõesti see 1 päev ja lähed ja... Eks see oli siis korralik töö? Ta on suur töö ja ma ütlen selle tagumise kasti osas, kui sul just ei ole mingit erilist süsteemi välja mõeldud, siis sa pead 8 tegema. Aga kui see tehtud on, siis see auto on ikka jumala badass. See oli veel must ka, see oli must siuke toruraamist koosnev nagu Mad Max. Sest siuke nagu kestratastel ja lihtsalt just, sõidad. Ja sõidad igal pool. Ma käisin sellega Mustjõe maastikualal, muuseas kõikidele maasturisõpradele. Ärge mingi põllumehe viljapõldu rappima või kellegi tahaeda või veel looduskaitsalale. Minge Kõrvemaale, mis on muidugi looduskaitsala, aga pange sisse Mustjõe 4x4 maastikurada. Muidugi profid maasturi inimesed teavad, aga kes ei tea. Seal on RMK
ise ehitanud sellise või valmistanud liivast, paksust liivast koosneva väga nõudliku maastikuraja. Sa võid sealt tsikliga, ATV-ga, maasturiga, ise vastutad, ise teed, aga nagu üks koht, kuhu sa saad siis päriselt minna ja ennast tühjaks sõita või harjutada või oma maasturit proovile panna. See on küll kihvt. Jaa, ma selle sain ka nüüd tead, see on tasuta, see on ise, ise lähed, ise vaatad, et sa seal kellegile otsa ei sõida. Ma korra käisin, oli pühapa õhtu, ma olin üksinda ja sellel proovisid autol olid tavalised suverehvid all. Et tal ei olnud nagu maastikurehvi ja kippus nagu vihmale. Nii et selles mõttes loomulikult minu julgus sai ennem otsa kui selle auto võimed. Aga need kohad, kust ma läksin, milliseid tõuse ja kui paksust nagu sellest liivast ma selle Wrangleriga läbi läksin, see oli päris veenev. Et ilmselt oleks veelgi. Mul lihtsalt kui sa oled üksinda kuskil Kõrvemaal pühapäeva õhtul ja sa oma selle proovisõidu Wrangleri kuskile kinni ajad, siis ei ole väga midagi teha. See ei ole jah kellegi võib-olla kõige suurem sõber, kui sa siis hakkad. Ja kellele sa siis helistad? Ja kui ei ole mingit sellist off-road sõpra kohe varast võtta, kes päev oma Defenderi iga nädalavahetus ringi, siis jah. No on see 4x4 abi. Jah, okei. Aga, ühesõnaga, väga positiivne üllatus. Muidugi selline auto, millega mina sõitsin, maksis 54 000 eurot, mis ei ole tänapäeva auto. Tegelikult see ei ole üldse väga hull, arvestades, mis sa saad selle. Millist fun factorit. Plus kõik luksus on ka olemas. Adaptiivsed püsikiirushoidjad, Bluetoothid, ilus ekraan, ükski nupp mind ei häirinud, et odav ja plastikuna, nii et jumal tänatud, väga meeldiv üllatus, et ma ei pidanud siia tulema ja hakkama rääkima kehvadest Ameerika autodest. Nii, aga meie saate aeg on juba ammu läbi. Ilusat vabariigi või taasiseseisvumispäeva teile. Palju õnne! Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.